Keskerakond praeguste küsitluste järgi ei võta Tallinnas hääli nii palju, et saada ainuvõimu. Aga appi võib tulla lõpuspurt või valimissüsteemi eripära, et väljajääjate häälte koore noolib võitja endale. See sõltub sellest, et kas parempoolsed ja EKRE ületavad valimiskünnise või mitte. Et kui üks neist ei peaks ületama, siis see tähendabki praktiliselt seda, et Keskerakond võib saada 40+ mandaati. ERR-i tellitud Kantar Emori uuringu järgi ongi Keskerakonna jaoks ehk enda tulemusega sama tähtis tabeli alumise otsa tulemus. Lisaks võib ka Eesti 200 Tallinnas teha üllatuse, sest üleriigilise madala seisuga võrreldes ollakse Tallinnas paremas seisus. Teoreetiliselt on neil võimalus ületada, et see 4% tähendab seda, et veapiirides on erinevus valimiskünnisest. Sisuliselt on seega tegu reaalse elu kohtingu showga, kus selgub, kelle seas Keskerakonnal on valida endale poliitabielu kaaslast. Sealjuures ei ole esiplaanil üldse kohaliku elu küsimused, vaid laiem õhustik, kes kellele saab riigitasandi otsuste eest koha kätte näidata. Tundub, et kõikjal päris palju räägitakse. On siis küsimus, kas valimistel peab näitama rusikat keskvalitsusele ja kui palju kohalik omavalitsus peab nagu sõdima keskvalitsuse vastu või tegema siis midagi hoopis teistmoodi. Ja sellepärast on ka juhtunud niisugune lugu, et on hästi palju selliseid kummalisi asju kandidaate, kes lubavad umbes maksude vastu võidelda kohalikul tasandil ja automaksu kaotada ja teha muud niisugust nagu pulli, mis on põhimõtteliselt valijate petmine. Sest et kõiki neid asju kohalikul tasemel ei otsustata ja ei hakatagi otsustama. Isegi Kihlveo kontorite jaoks on olukord nii põnev, et saab panustada, kellega Keskerakond võimule tuleb. Keskerakonna ja EKRE võimuliidu korral saaks panuseda kas 1,7-kordselt, Keskerakonna ja Isamaa puhul 2,2-kordselt ja Keskerakonna ja sotsiaaldemokraatide puhul 2,5-kordselt. Muidugi uuringutel on väga tähtis roll meie koefitsientide tegemisel ja kõhutundel on ka natuke seda rolli sees. Aga lisaks sellele me kasutame ka veel erinevaid meediaväljaandeid, kus me siis võtame siis vajalikku informatsiooni ja lõpuks see kõhutunne ka, et me tahame võimalikult varakult koefitsiendid välja panna, et inimesed saaksid siis võimalikult vara alustada ka panustamist selle peale. Valimispõnevus suurendab, et valimisaktiivsus on seekord suurem kui 4 aastat tagasi. Aivar Voog toob huvitava paralleeli, et praegu on meeleolud ühiskonnas sarnased 2009. aastaga, kui muukeelsed tõi valima Edgar Savisaare loodud kuvand, et teda kiusatakse taga. Situatsioon on sarnane nii, nagu see oli aastatel 2013 ja 2009, kui muu rahvus oli Tallinnas hästi aktiivne ja garanteeris Keskerakonnale üle 50% osakaalu valimistel. Tol ajal oli ka maksutõusude vastane protestilaine Eesti valijate seas, see maandus Indrek Tarandi rekordtulemuses Europarlamendi valimistel. Praegu võib rahulolematus maksudega anda tuge opositsioonierakondadele.